Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Tervist, ütleb jalgpallistuudio. Seekord oleme siis taas päris tihedalt koos, et alles nägime nädal lõpus ja mõtlesime, et kuna selline lustakas jalgpalli nädalavahetus meil oli ja juhtus erinevaid naljakaid asju, siis miks mitte taas kokku tulla, et härrad siin käisid staadionil ja on jutu teemasid küll. Minu vastas Andres Ooper, kuule, alustame ikka, nüüd teeme siis esiliga ja asja kohe siia otsa ära, et võitsite Flora U21 4-0, mis oli tavapärane, aga mis juhtus? Velko toperdas Kalevi vastu, vahe 2 punkti, esikoht juba paistab, et kas nüüd on suur õnn ja lillepidu on jõudnud Viimsisse ja lõpuks oleti otse meistriliiga roh paistab, jah. Aitäh selle sissejuhatuse. Ütleme jah, see Velko siin koperdas nii-öelda, see sobis meile väga hästi, et veel ei ole, hooaeg ei ole poolegi peal, nii et midagi siin tibusid on vara lugeda, aga kuidas te lõite teiesugune igaldav meeskond, kuidas lõite Flora U21 kas nad saatsid ainult noored 15-aastased vastu? No noored neil olid küll jah, et ütleme esinduses seekord ei olnud Kaarest, ei olnud ja ütleme Valdmetsasid me ei oota ammu enam sinna alla, et seekord oli tõesti võib-olla vähem rahvast kui tavaliselt, aga ega see ei tähenda, et neil kvaliteeti ei ole, et noored poisid pingutavad täiega lihtsalt me saime mingid asjad toimima ja need toimisid väljakul hästi, ütleme nii, ja just see mulle meeldis, et me hoidsime taga 0, et me muidu lööd 2 ära ja ega need võimalusi Floral midagi seal oli, kas nüüd just midagi surmkindlat, otseselt praegu meelde ei tule, kui liiga teen, siis vabandan, aga jah, et suutsime taga 0 hoida ja ütleme, väravaid tuli ees ka, jah. Eks see on jah see esiliga võlu ja valu, et sa oled siin vastas olla, hooaja algus neil oligi, et sa ole Pihel oli kaitses seal mingid mängudes, Valdmets mingites mängus kes Grünwald äravas, et seal võib ikka see loto olla. Okay. Ja Madis Kallet siis tervist, et täna keskmised uimasem saade, siis ma olen seekord 4 tundi, et kirjutasin seda Oti asju ja siis vara sealt Kuovolast tagasi, et madan tuleb vähe, aga mis seal ikka. Emotsioonisin kätte, jah. Emotsioonisin kätte, jah, et kes pole näinud, vaadake Delfist, Teigo rääkis soome keelt ka, nii et 15-aastane tanant, kiidame siis Soome Oti seda asja käed. Et kogu see korralduse asi, et kitsas ja see asi ja kõik saada vana ja kõik see asi, kuidas see sündmuseks on tehtud, kuidas see kõik on karikas välja tuua, sealt mäng algab, et on selline tunne küll, et oled suures kohas, et ei ole ainult üks meistriliga hümn ja siis minnakse laiali ära, et on natuke ägedam. Ma arvan, mis seal ikka. Seekord, et lihtsalt raamistikku panna, seekord teeme kuna üks saade on vahepeal ära nad on nime Vutikoos, siis täna teeme sellist asja nagu jalgpallistuudio Vutikoos. Eiol on siin 1, 2, 3, 4, 5 küsimust ja sellega natuke räägime siis mängud läbi, mis juhtus, mäng siis, mida siis Madis Kalvet vahendas koha pealt. Mina vaatasin 60 minutit siin madama korraks ja siis tegin ralliplugi edasi. Tiivali peal väike uinad, hea, see Kentor oli ja siis ajas üles. Igatahes kontoris, jah. Kontoris, jah. Pühapäev oli kõhu peal, oli läpatus, vaatasin ja siis silma just kinni ja siis Kentor täna hommikul ärkas, jõi kohvi tiimanis kodus ja televisiooni vaatas uuesti magama. See on jalgpalli ja aegirke elu on ikka raske, et väsitav, olgem ausad, et aga mis juhtus? Kalju Flora kuulus mäng, nädala suurim mäng, igate pidi ja juhtus siis see, et kui me siin oleme läbi aasta rääkinud, et see Andreev on kõva mees ja kõik on äge, siis Flora võitis 1-0 ja see suure ringi küsimuse, enne kui me ja sinna vahele lahtame kõik juhtuna ära, siis suure ringi küsimus, mille me lõpuks vastame, on see, et kas Flora on nüüd hetkeseisuga Levadia suurim ohustaja, aga Madis Kalvet, miks seal läks siis nii, et Flora alistas Kalju 1-0, mis seal mängus siis ütleme taktikaliselt silma jäi, milles on see Flora hetkel parem, kui on üldse? No Flora oli selles mõttes esimene poolega hästi kõige agressiivne ju pressis kõrgelt ja nad panidki oma tahtmise surusid peale. Et ega Kalju seal ju eriti
et tulema ei saanudki, aga noh, nagu ikka seal poolel vist Andreev ikka veidike nagu utsitas mehi üles, et natukene teiseks pooleks saadi ikka ennast rohkem nagu käima. Noh, miks nii on ju, siin ütlen Andreev laususõnadega, et nemad lõid ühe sisse, meie ei löönud. Need on head analüüsid alati. Lihtne on ju. Et sellises mängus sõltub ühest löögist või nagu ta selgitas seda, et nemad ei löönud ära, Kivila seal ju tegi kaks päris head tõrjet muidugi, et selles mõttes vabalt oleks see mäng ka viigiliselt lõpped, et see ei olnud üldse kaugel. Aga selles mõttes tõesti Flora avapoolel oli väga hea, et just see intensiivsus oli ikkagi neil nagu parem ja see kõrgelt suutsid ka nagu pressi peale panna ja tundub, et noored mehed jaksavad hästi joosta ja nüüd on, Vassiljev on oma ideed suutnud mängijatena parem kohale viia, midagi sükast. Ma arvan, just see häälestatus ka võib-olla oli kohal seekord ju ja Orgla ütles juba vahel, et oldi selle Kaljuga oldi kuidagi valmis oldi, et ega pärast poolaega, et ei tule, ei üllata, mis iganes Andreev seal riietusruumis neile seal pähe lendab ja paneb, et ma räägin, et kes pole käinud Hiiul soovitan, kes on suitsumehed, et seal saab seal atna all, saab suitsu teha ja kuulad see Andreev, see on hea, see on mõnus. Ja, et selleks oldi valmis, et see just see Flora noorte poiste häälestatus oli olemas, et oldi valmis, palju paremini valmis kui Kalju. Ja. Nii, ma teen siis selliseid sisulisi küsimisi mängust. See Flora mängib sellist 4-5-1, eks ole, nimetame, mis on, eks ole, Reida on seal raitseliini all ja nüüd on see peale ümbersündi on tekkinud selline kõrgem keskpoolikute duo, Varjund ja Valdmets. Mida ma tahaks võtta, me esitaks Varjundi kaasuse. Varjundit me teame ääreründajana, teame tipuründajana, nüüd ta võib öelda, mängib number 10 kohal, aga tegelikult ta mängib ikka päris alla tuleb, et ta mängib märgatalt allpool. See on see tõenäoliselt, eks ole, see on natuke Hollandis juhtunud, sest kõik eestlased, kes välismaal lähevad, nihutatakse allapoole. Väravaid ei löö. Tuleme allapoole tagasi, aga see Varjund allpool, kas see Varjund, Andres Ooper, kas tema tulevik võiks olla hoopis selline keskpoolraitsja? Kas sa näed, et tal on need omadused olemas või sa arvad, kus peaks ennustama, või sa arvad, et ta ikkagi nihtub lõpuks tipuründajaks äärele tagasi? Äärele ma nagu ei näegi isegi, et võib-olla pigem ikka tipuründesse kui siis, aga seal all ka, et väga suur erinevus, kas sa oled seljaga värava poole, see number 9 või oled siis ikkagi näoga ja toetav, et see erinevus on ja kui palju ta sinna allapoole nüüd küsima tuleb, et Valdmets on rohkem selline box-to-box on ju, et seda ma nagu Varjundist ei näe, ta on ikkagi rohkem see number 10 tüüpi ikkagi, prooviks seal vahedes nii-öelda siduda mängu ja toetada ründajat. Ja miks ta sinna sobib või miks see? Võib-olla ma ei oska veel isegi öelda, kas ta nüüd nii hästi sinna sobib, aga no praegu Flora näeb teda seal, et päris tipuründajana on, ma ei tea, 4-4-2 ei ole ju, et päris Sapineni kõrval ta ei ole. Hästi huvitav vaadata, et see on kõige üks huvitamaid asju, mida vaadata, kuidas see Varjund seal allpool hakkama saab. Valdmets, mees, seda ma ütlen küll, Valdmetsa ma olen ammu haipinud, et peaks olema Rootseisus, lõpuks ometi on Valdmets päris ägeda tööraadiusega. See, kuidas see mees korrega liigub, on ta korrega siin liikuv olnud? On küll jah, selles mõttes talle, mina kasutasin noortekoondist teda kuue peal nagu, et kaitsvamana, aga see, ma ütlekski, et see 8 positsioon, see toetav ründaja või ütleme box to box nii-öelda, et see sobib talle täiega, et ta varastas seal päris hästi kohe esimestel minutitel palli ära, aga anti millegi pärast viga, mis ma ei saa aru, kus see kohtunik selle vea või leidis, aga mulle ka meeldib see toetavas rollis, ta näeb seal, ta tuleb teisest lainest nendele tsenderdustele, et mulle väga sümpatiseerib. Ja Reida, kohe on 12 noort meest ees uhavad, ta saab see rahulikumalt ei peagi vene keeles sõima panna, siis kohe elu lill, vaata, Reida kohe, kui mees läheb hästi, on kohe sümpaatne mäng. Sama mis ongi täpselt Valdmetsa tuleku ka ja kui ta Antonovi asemel tuli, et kuidagi nii-öelda meeskond vaatab kuidagi rohkem nagu ettepoole ka ja kuidagi sellisem see mäng on jah, selline rohkem nii-öelda rünnakule suunatud. Mõtlen selle Varjundiga kuidagi praegu jutu käigust tuli nagu meelde kuidagi Mattias Käit, nagu, et Käitiga omal samamoodi alustas ründajana läks ja siis ta on kogu aeg sealt nii-öelda keskel toodud nagu allapool, samamoodi siuke pikk ja sifakas vend. See on minu sõna, vaata. Saarest läinud, okei, pane edasi, sorry.
no ta kuidagi praegu tekkis nagu seos just nagu Käidiga ja Varjundi puhul. Ta on natuke võimsam, ta ei ole nii võib-olla plastiline ja nagu liikuv, aga jah, ta on nagu natuke võimsamat tüüpi on see Varjund, sellepärast ma mõtlengi, et kas tast oleks rohkem kasu isegi seal tipuründes nagu seda võimsust, et säilitad palli ja ootad sõpru järgi ja Valdmets, jah, tuleb võib-olla just see toetavana seal. Sihvatas siis sõna veebi järgi lihtsalt, ma mõtlesin, et ma ise olin, Sihvatas on pikk, sirge ja ilusa püstise kujuga. Ehk siis Varjund on sinu meelest ilusa püstise kujuga mees. Selge, ma arvan, et sa oled seda... Mul on tunne, et sõna Sihvatas elu ainult valesti kasutada. Veel üks asi, Andres Opper, millal saavad vastased aru, et Kalmõrtov tahab vasaku jala peale asju võtta? See on päris huvitav, päris huvitav. Nagu ära ole nii loll, sa tead, et ta tahab vasaku jala peale minna, et kuidas sa lased, et ma arvan, et Kalmõrtovil tuleb, ma arvan, mingi hetk tuleb võib-olla ikka see tõe koht, et kus vastased saavad aru, et kuule, see tõmbab ju ikka vasaku jala peale. Ja see saad aru, et see ei ole parem kaitse, et see on mingi selline hübriidpositsioon, et ei saa, keegi veel ei ole pihta saanud, aga et kui sa jagad lahti, et seal ei minda kunagi parema jala peale, vaid on seal kuskil toetav sees, et Varjan Roben Kalet läks vasakul ikka seal aga see on allpool nüüd mingi nii-öelda alumine tasku kuidagi, et huvitav lahendus parem kaitsjale. Kas veel, mul on hästi palju küsimusi, sest ja kas vastased on nüüd aru saanud, et alamaad suunata väravast eemale? Sest Selma Laen on natuke Andres Vaheriga sõitsime koos laevaga, sest ta ütles, et ta latus ka silma, et ja siis mõtlesin hea tähelepanu, et alamad Talju suunas korralikkeri nurgalipu poole või sinna nagu selle ütleme nii, et vasaku jala peale see oleks nagu loogilisem, et sa ei lase teda ju, sest nagu ta näitas ka see löök, ma isegi arvan, et seal sai perknäpud vahele, mis laiti läks. Aga see oli nagu ainus kord, eks sulle, kõik muu oli suunati vasaku jala peale, aga ta suudab nurgalööke, aga nurgalöögid on head, teelt need cutbackid või väravate söödud, ta saab selle vasakuga ilusti hakkama. Nurgalöögid samas must ei olnud. Nurgalöögid ise ei olnud, aga ma mõtlen just see, et nende teenimine just, et see on ju ka oluline, sa saad suured kasti tuua ja et ongi, et kas sa lähed äärest läbi, teenid nurgalöögi või lähed sisse ja teenid, ma ei tea, lööd peale, saad sisse, mis iganes on, et iseenesest 5+, et hästi tehtud ja keeruline kaitsta, kui mängija suudab oma nõrgema jalaga ka normaalselt mängida. Kas Kolobov on varjatult hetkel liiga parim keskkaitse? Ütleme viimastel nädalatel. Me räägime suurest ümbersünnist, me räägime kõikidest muudest meestest, me ei räägi sellest, et Flora on leidnud endale toimiva kaitsepaari ja me ei räägi sellest, et Kolobov on natukene, kui sa hästi silmi kissitad, siis ta natuke meenutab, natuke teine jalg on, natuke meenutab tõudet. Kui silmi hästi kissitad. Koloboviga natuke võib-olla käib kaasas veel see, et rumalused, mis ta aastaks on teinud, sealt joone pealt ise kätega tõrjumine. See aasta möödas. Ma arvan, et kindlasti paljud... Ta peab veel natuke pikemalt hoidma seda stabiilsust. Täpselt, et paljude silmis ma ikkagi saadavad need asjad teda veel, et aga kindlasti selles mõttes tundub, et tema on praegu see kaitseliinis jah, nii-öelda see number 1 vend, kelle ümber siis nagu ehitatakse seda asja, et seal on ju proovitud üht, teist ja kolmandat pidi ja aga tema on ikkagi olnud ju tegelikult ju põhimõtteliselt hooaja algust peale seal see põhimees või ühesõnaga teda mul tundub, et Vassiljev nagu näeb ikkagi sellise kandva jõudna selle kaitseliinis ja siis ja saime nüüd tegelikult peaaegu terve satsi läbi käia, et ei ole maininud Sander Carlos, Roberto Carlos Topstikki lihtsalt iga mäng vasakule lihtsalt sisse, et Topstik on hea, Sappi on ees oluline, Senjov teeb alati oma ära, et kõik see on selleks, ma ütlen, et ümbersünni vennad, kui me räägime, siis ma ütlen, et hästi põnev on jälgida, et mina vana Flora skeptikuna, ma pean jälle sõnu sööma. Iga aasta ennustan. Saad oma selgrooga kokku, võtta, Kolobov, Kreida, Sappinen, sul on jälle see, räägid alati, et peab olema nagu, jah? Jah, võib-olla see selgroog rääki on isegi Valdmets juba. See on hea küsimus, et kumb on nagu tähtsam, kas Valdmets või Kreida. Tegelikult on vist Kreida, aga see Valdmets on väga huvitav. Et annab nagu juurde selle veel ekstra käigu, on ju. Et jah, selgroog on paigas ja nüüd on need lisad. Talju või teeme siis, aga see aus siis küsimus, Floral 5 võitu järjest, ärata vahe 15-1 nendes. Kas Flora on hetkeseisud Levadia suurima ohusta? Kas te olete jõudnud sinna või te näete, et ikkagi Paide ja Talju on tegelikult tummisemad? No hetkel mina ütleks, et Flora on kõige
ohtlikum konkurent. Mina ütleks ka jah, et selles mõttes ikkagi seal on nagu siuke teatav nii-öelda hoog nagu üles saadud. Paide puhul on täpselt see, et hetkel ei tea nüüd täpselt, mis ja kuidas seal olema hakkab, on ju. Kalju puhul, nagu Andrei ütles ka, et oleme, ma tea, mänginud halvasti ja võitnud, oleme mänginud hästi. Kaljuni jõuam kohe, et räägime Flora selle lõpuni. Aga ütleme, selles mõttes pigem ma arvan, nemad on kõige stabiilsemad nendest praegu ja tundub, et nad on nii-öelda leidmas oma seda kooslust ka, et kes ikkagi nüüd siis nagu järjest nagu mängima hakkab, et seal mingid ju, ma tea, 3-4 vahetust, mis seal põhikoossis on tehtud, kõik tundub toimivat ja hetkel mul tundub, et Floras on elulill. Kostja muidu kasutan rotatsiooni päris palju, aga hetkel jah, kui sa ütled 15-1 juba räägib enda eest, et kaitseliin on paigas, see on ülioluline tegelikult. 15-1 ei lähe arvesse, nad said mängida selle Narva Transiga ei lähe arvesse, võtame selle esimese ja viimase võtad ära ja saad keskmise. Siin seda kas, või okei, me teeme, ma selle mõtlesin hoo pealt välja Kaljust ka rääkida, siis kas Kalju siis viimase aja saldo on 6 mängust 2 võitu 3 kaotust liigas, ilmselgelt hood on maas. Teeme siis küsimuse niipidi see hoo pealt, see ei ole nii hea küsimus kohe, et kas Andrei peaks selle natukene koosseisu ja formatsiooni lööma uppi? Kas ta peaks samamoodi minema või see meeskond vajab mingit sellist raputust? Või on kõik on okei ja siin tulevad lihtsamad mängud ja lähme edasi? No mingisugust raputust teelt oleks vaja, kuidagi praegu see hoog tõesti rauges, et oleks vaja kiiremini tagasi ree peale saada, et samas mängud, eks ole, Kure ja Harju, et me ei ole midagi keerulist ka. Kuidas sina staadioni pealt, et kas sulle meeldis see, mis sa nägid? Selles mõttes see, et kui nad ju kaotuses jäid, nad suutsid ikkagi ju olukordi luua ja mängu selles mõttes kenasti sisse tulla, et selles mõttes ju sellega pealt muret ei olnud, et nad ei jäänud nagu trammile nii nagu põhimõtteliselt Paide ju Flora vastu on ju kodus, et sellist asja nüüd ju Kalju puhul ei olnud, et nad ikkagi tulid mängu tagasi, lõid olukordi, Andrei ise paremal päeval oleks need 2 väravat ära löödud ja lihtsalt kivile tõi välja. Et Andrei ise nagu oli väga selles mõttes nagu enesekindel, et midagi nagu lahti ei ole ja läheme samamoodi edasi, et kindlasti ma arvan, tema raputab nagu seal iga trenn ja iga enne mängu ja mängu vaheajal ja pärast mängu ka veel on, aga sellist, et lihtsalt sellist koosseisulist midagi uppi löömist, et pigem ei, et vastus on ei on ju. Pigem ma ei usu nagu jah, ei jah. Väga hea. Teeme siis minu lemmikküsimuse sel nädalal. Kuidas ma selle sõnastasin? Kas see on okei, et meistriliiga mängupäeva muudeti Vassiljevi meistrite liiga finaali pileti pärast? Ehk siis jutt on siis sellest, et kuna sai, Andres Opper, kui sinul 100 mängu täis sai? Lahkusmäng oli see. Ma sain, Swansis oli see, seal staadionil oli superkarikas Real ja Atletico järsku. See ongi tava, et anda siis aga nendel on Champions League'i finaal, on ju natuke teine tase praegu, et mul oli kuskil augustikuus võtta jätta ja ma elasin Inglismaal, mul ei olnud kuhugi, mis sa nüüd teed? Autoga läksid, ei, kus juures tulime puhkuselt ja tulime otse lennukiga sinna, et terve perega, et aga jah, ei ole võrreldavad, et kas sa oled Champions League'i finaalis või siis superkarikas, et aga ei, tore oli, see experience oli ikkagi fantastiline ja aga jah, Champions League'i finaal on natuke teine Arsenali ja PSG vahel, ma arvan. Aga kas küsimus on jah, et kas see on okei, et see mõttes alustame sellest, et siis on, et okei, lahtusmäng on ju, kingituseks, eks ole, piletid ja lõppkokkuvõttes on ju, jah, mis siis juhtus, eks ole, et see Flora mäng Unitediga, see siis sattus peale, seal liigutati mäng ja sattus olema samal päeval, nagu on PSG ja Arsenali mäng, kus siis on Flora peatreener piletid ja siis otsustati, mida teha. Ja siis tekib see küsimus, et ole, ja alustaks sealt, et jalgpalliliit soperdas. See on lihtsalt see mõttes soperdas, et nad oleks pidanud seda teadma, et see mõttes, et kuskil on see, et meil sai piletid, et ärme pane sinna mängu, et see aps tuli varem, on ju. See koks oligi tegelikult ju see esialgne kalender oli selline, mis lubas tal nagu minna, on ju, siis tehti ringi ja sa avastid, jaman, on ju, siis 24 tundi hiljem tehti uuesti ringi, on ju. Et selles mõttes jah, pigem on nagu, kui seal, ühesõnaga ma ei tea, kas kuskil oli mingi kommunikatsiooni error, on ju, et vähemalt see, kes selle siis vahepeal neid nuppe ringi tõstis, tema siis ei teadnud, et sinna ei tohi tõsta, on ju. Ei
paista väga hea välja, ütleme ausalt, et selles mõttes, et küsimus ongi see, et kas on okei. Ja mina ütleks, et no ei ole. See mõttes kuskil peab ka selle, et tuleb, kuskil peab ka oma apsud alla neelama ja ütleme, et kuule, et nüüd on nii, et kuskil on, muidu ma ütlen, et kui me muudame niimoodi mänge, siis ärme räägi mingi fännid ja kodurond taaskord, et kui me mängime ainult selle jaoks, et jalgpallurid arendada ja treeneritel oleks tore, siis vahet ei ole, siis ärme kasuta neid koduronde ja ärme kasuta neid sõnu. Et see Hasart oleks olnud nagu hooaja algus peale see ja nüüd avastad järskult, siis oleks nagu jama olnud, on ju. Aga see, et see vahepeal sükke see aps, selles mõttes see oligi nagu aps, on ju. Et kui oleks täpselt ongi, ma ei tea, seal iganes hooaja alguses kalendri paika pannakse ja nüüd järsku 3 nädalat enne mängu avastas, kuule, et me oleme siin midagi jamast teinud, siis oleks väga kehva lugu olnud. Et öelge, kas on okei? Mina ütlen ei, aga te võite öelda jah ja lähme edasi. Ma ütleks ka pigem ikkagi ei näe hea välja, et ja sina vana... ja kommunikatsioon ka vana Uivolehe tälli sõber, vaata. Mihkel Uivoleht jalgpallide presidendiks. Oi. Aga ma ütlen, Dotter case, aga mulle ei meeldinud. Meil natukene sellised, mul see, ma võin rantida, et see võiks olla natuke professionaalsem, võiks see tunduda, et kui ma tahan, kui te küsite inimeste piletiraha, siis tahaks, et ma tunneks, et ma saaks mingi professionaalset toodet, mitte seda, et ma... see selles mõttes, kui see niimoodi hakkad presenteerima, jah, see mingid piletid ja kõik see, see on muidugi paha, jah. Aga mis sa teed? Aga samas Eesti jalgpalli iga üks võib minna ju Champions League'i finaali vaatama, aga sellepärast midagi peaks nüüd ümber tegema, et keegi saab minna, ma ei tea, kas laias laastus mina... Karl Mööl teks ära see mängu, oli tahe. Tahe, et peatreener vaatas mängu. Mina tahaks jõuda sinna rohta Eesti jalgpalli, Eesti meistriliigaga, et Eesti meistriliiga on meie jalgpalli inimeste jaoks tähtsam, kui on mingi EM jalarrupi mäng või on mingi meistrite liiga mäng, et see on suur asi, et meie premium liiga on suur asi, et me ei pane oi, EM toimub, me nüüd ei mängi või mingi, et oi, et kellegi meistriliiga piletid, et nüüd me tõstame ümber, ma tahaks tunda, et kõige tähtsam on Eesti liiga, et ongi see Flora United on meie jaoks tähtsam kui see, et mingi meistrite liiga finaal ja me mängime seda siin ja vahet ole, see treener jätab siin minemata. Kui treener tahab minna, las ta läheb, aga siis sellepärast ei tehta kalendrit ümber, et see igaüks saab minna, kuhu ta tahab minna, et see on nüüd siis klubisisene asi, et kas ja kuidas ta manageerib selle ümber, miks treener ei või minna? Kui treener otsustab, et on ostnud piletit, treener ütleb, et abitreener viib läbi selle asja, palun väga. Ma tahaks, et see liiga oleks ei. See on muidugi see ideaal, mida sa nagu tahad, on ju, see olekski nagu äge, kui nii oleks, on ju, aga võiks see tunne tekkida kunagi, aga okei. Andres Ooper siin saab öelda, nii ei, ja seda me teame, see Andres Ooper kaitseb treenerid, aga kas Roman Kohhovskil on aeg täna minna, mitte, et see tähendab seda, et toimus suur mäng siis toimus Pärnus ja see lõppes Vapruse 2-0 võiduga. See 2-0 näeb välja parem, kui oli tegelik mäng, sellepärast et palju oli meil kuulus XG, mulle meeldib see XG, et siia vahest sisse ikka palju oli Transi XG. Andres Ooper, sina vana selline numbrite spetsialist. No ütle ära parem. 0,09. See oli mängupildi järgi oli ka. See laias laastus, mis see tähendab, on ju, kui Vaprus ja Trans mängiks 10 sellist mängu, siis Trans lõks 10 mängus ühe värava rotta. Palju Pärnul oli, jah? Oligi ligi 2. Seal oli, jah, Lepikul oli 2 sükast variante tegelikult. Seal jätti seal löömata päris seal oli päris paha, ütleme nii, et oleks pidanud ära lööma paar tükki tõesti. Aga kas on aeg minna, on ju? Andres Ooper, tee siis sina see lõik meile, et miks peaks andma treenerile veel aeg? Ja ütleme nii, et eks see järjest keerulisemaks ja raskemaks läheb, et kuidas sa sellest välja tuled, et praegu tõesti mängijad ei paista nagu, et kuidagi praegu on ideetu, et kuidagi see Narva mäng on väga liimist lahti ja raske on midagi positiivset leida, ütleme ausalt, et tahaks küll öelda, et Kosuhovski sobib sinna ja nii edasi, aga nüüd läheb natuke juba see seeria nii pikaks, et mingit
nagu me rääkisime siin enne mingist raputusest Kaljus, siis Narval ma ei tea, kus nad selle raputuse leiavad, kas selle Burdakov siis sinna sisse karjuma ja kisama ja kehastab spordidirektoriks. Täpselt, et aga midagi oleks vaja, ma ei tea, kas treeneri vahetus on kohe parim lahendus, et kelle sa siis asemele paned seal. No sa nägime, et sa ole seda Paljapkinit, ei teinud paremaks midagi, kuulus ründaja, veel ei näinud Velijev, kes oli koosseisus, et noh, ma ütlen, et jama. Praegu on väga-väga keerulised ajad seal tõesti, et üks palve, et jalgpalliliit või siis Sortlan, et tehti siis hooaja lõpus mingi auhind sellele Jermen Sleinile. See on ainus vend, kes räägib eesti keelt, ta on mingi 10 kaotust järjest, et no nii, jälle läks nii, et mul on mehest kahju, vaata, ta iga kord tema, vaata, ma saan treenerina sa pead rääkima, see on osa sinu tööst. Mängija üles neile iga mäng rääkida, mis läks täna valesti. Ja kuule, ta iga mäng tuleb sinna, see kord ütleski, mul ei ole mitte midagi rohkem rääkida. Palun, ma ei tea, mingi ränkarikas või mingi rahaline tuusik või midagi, palun, ta väärib midagi. Järgmine Champions League'i finaal, ei, sinna Svonsisse pilet, see on rohkem superkarikas. Superkaris augustis tuleb ju sinna. Aga ma ütlen, Sleini, palun tehke midagi, see ma arvan, jah, see on väärt ka ikka mingit auhindu, see on kõige raskem töö on tal Eesti liigas, nagu tõesti, iga mäng tuled sinna. Aga jah, räägi siis, Kalvet, miks on aeg minna? No, aeg on minna sellepärast, et tulemust ei ole, no. Ja pluks on see, et tulemust ei ole, teine on ka see, et seal nagu neid paista kohe seda tulemust hetkel, nagu, et see on nagu kõige... Õige vastus on, ma arvan, ka see, et vahe viimasega, eks ole, juba 6-7, mida on ohtlikult palju. Et seal nagu nad ikkagi nad ikka vajavad juba siin suvel ühte head nii-öelda punktiseerit üldse nagu see välja ronima hakata, et muidu see rong võib hakata vaikselt nagu ära sõitma sealt, et nüüd ongi ju küsimus see, et ma ei tea, kas klubi ootab, et Kosuhovski ise astuks tagasi või mis see nagu... See on jumala eest, et tegelikult marsuvad. See on 3-aastane leping võtta tal. See on jah. Ühe korra Narva Transil oli, mõtlesin, teeme pikki plaani ja kohe laks, vastu tagumikki, esimest ja viimast korda. Edasi teeme lepingut 6 kaupa. Ei no see mõttes, ma ütlen, mis siin on. Transil järgmine Flora, me just rääkisime Eesti kõige kuumem meeskond praegu ja siis peale seda Paide linna meeskond, kes on ikkagi vajab ikkagi võita nagu järjest. Jah, et siin see rond võib päris kaudele ära minna ja ma mina ütleks ka, et nüüd võib-olla ikkagi on aeg, et aga see on täpselt see, et millal seda mõistlik teha on, et raske elu seal piirilinnas, mis sa teed? Selles mõttes seis muidugi keeruline, et arvestades seda, et mis ootused ja lootused pigem Transilik endal on ikka, nemad tahaks oli meeskond, kes kimbutab seda esinelikut ka ja praegu nad ei kimbuta kedagi. Tahaks nagu seal mängust isegi rääkida, eks ole. Nad vaatasid ka, aga seda mängust ei ole nagu mitte midagi rääkida. See mõttes, et oligi Pärnu võitis 2-0 ja sa põhimõtteliselt kõik öeldud. Sa kirjeldad selle mängu, et see Transligi 0. Oleks võtta 3-0 või 4-0. Niipidi võid kirjeldada nagu Pärnu koha pealt, et kas jätsid veel midagi löömata. Ma arvan, et Rossovskil on õige vastus jah. See on hea, vene inimene ei kuula podcast, siis ei saa solvida hea. See on hea. Mine tea, seal keegi tõlgib ära ja AI seal... Ma arvan, Sleinil on ülesanne antud, klubi on andnud, kuule neid eestikeelse podcastid ära ja tee kokkuvõttest, fucking helvad. Ma räägin, see mees on raske elu ikka. Ja seal on sellest Svansi-piletist ja väheks ikka midagi paremat ikka. Nii, teeme siis väga hea küsimuse. Vana hea. Kas männikus sellisel murul meistriliiga mängimine on okei? Mis siis juhtus? Juhtus selline asi, et ma arvan, et esimest korda üldse meistriliiga ajaloos protokolli märgiti, et muruväljak on kehvas seisukorras. Ma ei usu, ma arvan, et väga kehvas. Las ma proovin joke'i tõmmata ka. Loed sa kohe siin oma faktidega, las ma proovin. No proovi, okei, proovi hästi. Et asi, mida me ei näe, et muruväljak on kehvas seisukorras, seda öeldakse ikka ülimalt harva, et asi peab olema väga hull. Ja see mõttes ta nägi ikkagi päris karm välja. Mängiti ka jalgpalli seal, vana hea nagu on tavaks saanud, et Paide alustas vägevalt, läks ette ära ja siis tuli see raunemine ja löödi 2 tagasi, et 3-2 võit,
võinuks lõppeda ka 3-3, sest seal joone pealt vist toodi, minu meelest toodi see viimasel. No ja samas, aga Henri jättis ka löömata, kus päris lõpueel, et tõsta üle väravahi, tõstis väravast mööda. Oleks võinud ka lõppeda 4-2 ja ma mõtlen, et seal oleks võinud ka minna napitaks, et kuidagi Paidel on ikka hirmsasti see sees, et kui rahunevad, no see vaatas karikamänd samamoodi, et mänd on nii meie käes, kui üldse saab olla ja lööme ära ja siis me rahuneme, vaata, ja nad ei oska nagu seda seisi. Samamoodi, et Charsu ka sealt tõi ju tolles mõttes ka 90, 3-4, mis igast ära tõi enne kui Anier 2-0 lõi, jah. Millest me rääkida tahtis? Jaa, õige. Küsimus oli, kas sellisel muru mängimine on okei? Andres Ooper, sina oled selline murude spetsialist. Jah, ma olen muru spetsialist. Sa tead ei, sellisel murul ei ole tõesti. Ei, mitte selle, räägi, miks see muru on selline? No nii palju, kui ma kuulnud olen, siis jah, et seal ei lähe nagu vesi minema, et seal on antud mingid ideed ka, et kuidas seda teha, et kuidagi see vesi jääb sinna alla pidama ja püsima ja siis ta nagu ei aita sellele muru, ma ei tea, kasvamisele või midagi kaasa ja see asi jah, ei näe hea välja, ütleme niimoodi, et seal on vaja mingid augud puurida, et vesi ära läheks ja nii edasi, et mõtlen, eks seal on, keeruline mingi süsteem on jah selle muru teemaga seal, aga ei ole lihtne koht ja ütleme, et sinna jääb, eks roduneb lund, eks ole, et see juba on rehv. Kõrval on ju puud seal, päikest ka ei paista, mida on sooja ei ole, mis paneb seal kasvama, et võib-olla vett on, aga päikest pole. Eks ole savi põhi, mis iganes seal on ja millest vesi ära ei lähe. Eks aga ma teen oma rändi ära, siis te võite rääkida muid asju. Ma ikkagi jään selle juurde, et jumala eest, et palun ärme peaasi, et ei juhtuks nüüd seda asja, et mingi kolime Sportlandile. Jumala eest, meil uuesti, me räägime jalgpallist, kodurondadest, fännidest ja kõigest sellest. Kõik klubid peavad mängima oma kodus, see, et mingi meeskonnad mängivad, põhimõtteliselt ideaalmaailmas mängitakse ainult Sportlandile, ainult Flora kodumäng, esiliiga, see on savi, on ju, meistriliigas. Need peaks mängima oma kodus, ükskõik mis oludes. Kui tahab, Harju Laadri tahtis mängida oma kehva seal kunstmuru peal, las ta mängib, see on nende kodu ja see on oluline. Ja kui Nõmme Unitedi muru on see, las ta olla. See ongi nende eripära ja seal ongi mängida vahel keeruline ja see teebki nad eriliseks. Peaasi, et see ei oleks mingi järjekordne Sportlandi sats, meil neid Sportlandi sats on ajaloos metsikut olnud ja las olla. Ja las ta, kui on võib-olla meeskond, kus on kehva muru iga mai ja mis siis on, las olla. No mõnes mõttes ma olen suga isegi nõus, näiteks tuleb endal meelde 90-ndate lõpp, kui meie alustasime hooaeg, oli vist aprillikuu ja me mängisime kuskil Kehtnas või kus iganes, oli täiesti liivad, ei, väljak oli ju muru väljak, liivatatud väljak, et ei olnudki mingit kunstmuru variante, et sa peadki need esimesed voorud võib-olla vastu pidama, et ei olegi muru ei kasva ega ongi külm ja paha ja kõik, et selles mõttes ma nagu saan sellest sinu mõttest aru, aga sul on valik praegu ikkagi need 2-3 vooru siis mängida kuskil mujal ära, et see muru saaks tõesti seda sooja ja natukene kasvamist, siis ma ei tea, selle mängu kvaliteeti silmas pidades, kas selle, mis see meile nüüd, kas see nüüd siis toob sind rohkem sinna väljakule vaatama seda mängu või väljaku äärde, siis ma mõtlen, et oota, ma siis panen vastupidi, Talvet otsustab, saitsime oma argumente, ma vaatad seda mängu, mina vaatasin telekast, ma tahtsin minna, aga ma ei jõudnud peale seda ralliblogi, et aga vaatad seda mängu ja ongi seal mängide vahel selline staadion, kas ta ei olegi nagu ägedam, kui see suvaline Sportlandi mäng olnud, me ei räägiks, seal ei oleks mitte mingit eripära, jumala eest, et aga see ei ole mänguga seotud, vaata, ma olen ka nõus. Me teame, et äkki teeks mõned otsused Eesti jalgpallis niimoodi, näiteks, et vahet ei ole see, et mängupilt on kehvem ja jalgpallurid ei arene, et arvestame seda, kus tahab Nõmme inimene seda mängu vaadata, ta tahab vaadata mändid all. On seal männimets, kuusemets? Männid ikka, ei no ma saan sellest kõik idee aru ja jube kihvt on seal kodus on ju mängida, aga jah, et ütleme nii, et ma arvan, kui seal nii United või Paide hakkavad mängeid müüma, siis sellest mängust ühte klippi ma arvan ei võeta nagu. Tähendab, Madis Charlotte, sina siis otsusta, et kas seal mängimine oli okei, jah, ei. Mina ütlen, see on väga okei. Andres Ooper ütleb, et ei, seal jalgpall ei ole normaalne. Talvet peab otsustama arvamust avaldama. Okei, ma siinkohal jään siis selles mõttes pigem olen nagu Eigoga nõus, et see kogukond ja
et ikkagi oma kodu, et selles mõttes see on, ma arvan, kaalub üles selle, et seal, ühesõnaga, selle mängu pealt kedagi maha ei tea, müüa. mis see kriteerium võiks olla, et kuule, see ei ole enam võimalik mängida, vaata, et okei, kui saab liiga palju vihma, pall jääb kinni, sul on kriteerium, ei saa, et aga mis on see, see plats on nii kehva, et seal põrkab nagu täiesti mööda kuskil, et sellist asja ei olegi olemas, et selles mõttes võiks ikka see koduplats jääda. Ei, see jalgpall oli ikka õudne. Pall põrkas seal, teate, kas see Miller andis söötu ette sellel teisele väraval, see oli ka pall käib, seal sai pihta kenast ikka. Tänu sellele võib-olla Aga vaata, kuidas see tähelepanu tõmmas, et sulle, et Rahvaliga plats ja isegi Jaan Martinson, kas ei tea Eesti jalgpallist mitte midagi. Tema ainus asi, mis teab, on näed, et mängiti Rahvaliga väljakul, mängiti jalgpalli. Ei, ma mõtlen, sama tol päeval, ütleme, seda uudist loeti nagu kordades rohkem seda, mis ma sealt Nõmmelt tegin, nagu Flora Talju huvitab, kui meil on Nõmmel halb muru. Suitas rahvast jälle, et Ei Eesti, olgem ausad, Eesti keskmisele inimesele meeldib hirmsasti Eesti jalgpalli vihata ka, et see on sellest... See on tõsi, jah. Et midagi on halvasti. Aga muidu Männikul oli väga hea alati mängida, seal oli alati fantastiline ja muru oli ka korras, aga suvel. Suvel, anname aega, küll ta saab korda. Juuni alguseks, jah. Jah, täpselt, nii kiirelt ma kardan, et ei saa. Jaanipäevaks väärast seda, jah. Mis siis mäng ise, eks ole, Paide 9. Cabral penalti, kes see lolli vea tegi, et pole tegi elu lolli vea. Seal oli jah, kastist välja tulles tuli tagant ja see ründaja tegi. Uus oli äkki? Jah, täpselt. Okei, siis eks ole Daniel Luts kohe, kes on saanud uue hingamise justkui vist selle ringi käel, et äge ja siis Endre Anjer 65 viis ette, kõik oli tore. Ja kohe mingi kordused polnud isegi juba oli 0-1 mulle tunne kommentaator, võib-olla ma eksin, mulle tunne kommentaator vaatas ka neid kordusi veel, ta vaatas, opa, ära vahepeal hakkame nüüd kordust vaatama, mulje jäi, see oli võib-olla ma eksin ja siis Prolov pani pendla sisse päris posti kõrvale ja siis aga mis mu küsimus on see, et Paide jälle natukene, et on seal mingi selgitus või on seal mingi inimtüüpidest kinni või on see, mida? Mingi ebakindlus, sa mõtled seda või? Ei, ma mõtlen, et miks ta nii läheb, et natuke... Et sa oled ees, sa lased ühe värava tagasi ja siis ei suudeta nagu seda külma närvi säilitada, eks see läheb natuke närviliseks, et praegu on küll selline tunne, et jah, ei tea, ei ole seda võib-olla ühte liidrit ei ole võib-olla jah, kes seda maha rahustab. Muidugi see, et mis Paide kasuks, selles mõttes räägivad, mitte kasuks, eks see Miller sai viga vaata, talutati ära, et võib-olla see keskvälja selline taine pea ja natuke targem, mitte targem, natuke korenum mehes ikkagi. No ja samas ikka, ma arvan, probleem nagu on ju, et kui näiteks Levadia ja Flora näiteks suudavad ju selles mõttes peaaegu tervet mängu kontrollida vajadusel, et siis Paidel nagu ikkagi selles mõttes see kontroll ikkagi tihtipeale läheb mingi, et nagu läheb nagu käest ära, et nad ei suuda nagu, samamoodi kui see karikamängija küll võitsid 2-0, aga seal ikkagi ju, olid 1-0 ees ja Pärnu seal ikkagi tegi ju, nende elu ikkagi raskeks lõpuks seal, jah. Aga ma ütlen, kõik on, mingid lubavad märgid on, aga mida sa tead, põnev igas, Paide on päris põnev, Nõmme Unitedist ärme üldse räägid. See on alati põnev, jah? Mängus ainult 5 äravat, milleni me tegeleme, ootasin 6-7, ainult 5, vaata, see on, ma arvan, publik, see on raha tagasi, sorry, vaata, ainult, see mõttes, et raske elu ja viimane selline, jah, ei küsimus, mis on selline, üsna suvaline, aga lihtsalt, et ära fikseerida Levadia suur selline minek. Küsimus on see, et kas Mark-Oliver Roosnupp hetke seisuri peaks olema koondises. Mis juhtus? Levadia võitis 3-0 laadrit, võitis siis nii, et Vendel lõi 1-0 Roosnuppu söödust, siis Roosnupp ise lõi 2-0, see juhtus kõik esimesel poole ja Enot Kohvi, Otto, siis 90 Kohvi, see on hea. Et siis viigista, mis viigista, lõi siis 3-0. Kahju, et ta kasutab nime Otto, vaata, vahest saatad neid meeste pikkasid nimesid, et kui see nimi on Enot Kohvi, Otto, miks sa ei ole Kohvi? Jah. Või siis Joa Pedro da Moura Siembarski, miks ta ei ole Siembarski? Siembarski on Hülipugil, see Brasiilia poolakas, let's go. Aga mis me küsin? Jah, Roosnupp, et räägiks, et sellest mängust taaskord, et kuidagi Levadia on jube kindel ikkagi, et seni on riik, me peame Levadia puhul ootama seda mängu, kus nagu
keegi on dartidega eemal. Nagu näiteks teeme selle, see tänane uudis jälle, et ma ei tea, ei ole lugenud Andres Opper Sotterit, see just tuli, et seal põhimõtteliselt lugeja lihtsalt jalgpallisõber pani tähele, et näed, et ühe mängu protokollis näed Iborole kollane andmata või märkimata ja vend olekski pääsenud niimoodi, et kohtunikud ja kõik kontrollijad ei pannud tähele, et Iboro sai ju kollase ja jäigi protokolli panemata ja olekski pääsenud. Ja nüüd õnneks suvalisel hetkel avastati ja nii on. Ma vahest, samas ma pean mööma, vahest ma mõtlen, et tegelikult mulle meeldib, et Sotar teeb neid uudiseid, võib-olla mõnikord ei teeks, võib-olla paneks seal salaja selle kollase tagasi, ärme tee sellest lugu, võib-olla kõik võidaks. Siis terve nädal tuleb sellist asja, mingit ebaprofessionaalset jama, siis mõtlen, miks me seda saadet teeme, juhal küll, vaata, et selline ongi selline fun liiga, vaata, et natuke teeme üle jala, vaata, et kogu mingit jama tuleb. Tore oleks, kõigil. Ma millest rääkis, Roosnup, räägime läbi Roosnupu kaasuse siis, et Roosnup päris huvitav, mida ma öelda tahan, mängib, eks ole elus, ma arvan, ma julgeks öelda, mängib võib-olla isegi, eks ole keskpoolikuna, et ta muidu on selline puhas äär olnud ja need asjad, nüüd ta mängib rombi vasatut äärt, me päris kaua kaalusime, kes teda panna esimese ringi sinna sümboolses koos, siis nüüd on minu arust ja aina rohkem hakkab silma, et tuleb ja teeb, et ei ole nagu ühtegi halba sõna öelda, samas keskvälja, eks ole, Eesti koondise keskväljale saada on päris keeruline, aga samas on küsinud, et kas ta peaks olema seal kuskil, kas alati saab üks Eesti liiga mees või kaks, eks ole, kas ta võiks olla see mees. Koondise rotatsioonis miks mitte, on ju? Ei mitte koosseisus, vaid ma võtan see suur pikas koosseisus viimane mees. Ma mõtlen rotatsioonis sees, et sa oled 1-23, mis iganes, palju neid valitaks. Mul pole, ma natuke liialdan, aga mul vist ei ole mulle meeldib räigelt, minu mõttes võib-olla sellega, et võib-olla on sellepärast, et Levadia läheb hästi ja tuleb paar kaotust, see kaob ära, aga mulle Roosnup mängijana ei ole iial nii palju meeldinud kui selles rollis. Ja ma ei tea, miks see, võib-olla on lihtsalt, ma ütlen see Sahhovaike, ma ei tea, võib-olla on see Levadia ongi nii hea, ma ei saa aru ja kõik säravad seal. Aga mingil määral Roosnup selle äärel mulle ei meeldinud, sest mina olen numbrimees, on ju, et tema see Roosnup äärena, eks ole 7+7 on ju vähe, ja äkki oleks vend pidanud olema kogu aeg ikkagi hoopis keskväljal ja seal ta kuidagi tunnetab tsoone ja liidub ja asja. Ei ole minu selline kiidurant. Ma arvan, et koondis see on pigem nagu raske, eriti oleks ta näiteks, mängiks ta äärena nii hästi, siis ta, ma arvan, saaks kindlasti sisse. Et kui seal keskel, seal ongi, võtad seal, ma ei tea, alates mingid käidid ja siuksed vennad, et ta pigem ei ületa neid, see ongi suhtes, et Eesti liigast mõni ikka saab, tavast on, kas seal ongi mingi Ainsalu ja Miller on saanud, on ju, seal, Ja siis ongi, et sul kas sa oled universaalne mängija või on sul täpselt tänu sellele taktikale, sellele spetsiifilisele situatsioonile, mis positsiooni sa mängid, eks seal koondise treener Hennul on mõttekohta, et kas ta sobib, nii et kas ta on seal number 10 peal nagu piisavalt hea, nii et pigem vist on nagu nii, et pigem on ikkagi keeruline, eks ole, pigem ei mahu, aga see oli rohkem oligi. Aga ei, au ja kiitus, selles mõttes on tore vaadata, kui nagu keegi on leidnud sellise enesekindluse ja seda on tõesti hea vaadata. Ma arvan, küsimusele vastus on ei. Aga ma ütlen nii, et aga selles mõttes hea kindlasti ma juba tahetsin või pannud teda sümboolsesse esimese ringi koosseisu. Aga ta kindlasti selles mõttes on hea, et kogu see Levadia, see romp, kes seal on, see Peetson, Ainsalu, Roosnup, Skvortsov, kõik on tegelikult ju väga, väga hästi mänginud seni, et kindlasti üks see edu alus on olnud, et tundub, et kui siin Jensen veel mõtleb, et kuidas rompi mängida, et siis Vaiko ole kõne. Jensen tagasi koondise peatreeneriks. Ja siis viimane, neid me suuda eraldi panna, siin anname lihtsalt auhinna, mis oli siis nädala parim uudis, esimene. Andres Opper, vaata selline, Andres Opperi meeldi kollane meedia, tema neid asju ei kliki, mina vastu, kui ma näen selliseid uudiseid, mul on kohe, mul käsi on oot, vaata, ma jään tänaval seisma, võtan kohe istun maha, vaata, võtan õlle äkki isegi. Vaatan, esimene pealkiri. Ma mõtlen, mis räägime läbi pealkirja. Soccer.net
Paidet saamatuses süüdistanud Tampeduu kaotas viisa poevarguse tõttu. Let's go. Ma ei teinud seda lahti, sorry, ei tea, millest räägid. Laias laastus see on kaheosali lugu, esiteks siis Tampeduu isatus ränti, kuradi Paide vaata, kuradi uuendanud viisat on ja üldse nõme klubi ja see Paides, see mees jäi vargusel vahele, vaata, et võeti Schengen viisa ära, siis seda keelde. Politsei ja piirivalveamet ma olin kuskilt kuulnud seda, et ta oli nagu justkui varastanud, ta oli vaata Eestis selle juba ära läinud, on ju, ta ammu, ma mõtlesin tõesti, et Coca-Cola jäi taskus. et see kuskilt, et jäi taskus. aga siin oli see summa liitri vist mingi 110 eurot. See läks ikka mitme kotiga sealt välja. 105 eurot 10 senti. Järve Selverist. Unustas maksmata või? Unustas. Ei, ma ei tea. See ostukontroll. Teine uudis, mida kahjuks ei saa lugeda, sest õhtulist võttis selle maha, aga kuna see oli nii hea, ma naersin taaskord ka see jälle uudise peale. Ja kuna võeti maha, siis vabandame, et tõenäoliselt see uudis siis ei vasta mingil määral tõele ja tõenäoliselt see mingi pahandus muidu ei võtaks maha. Et tahtsime, Madis Kalvet tahtis nagu ka refereerida head asja, vaata, ja siis vaatas uudis läinud, vaata, mis toimub. Et pealkiri, kelle auto Eestist armastuse leidnud Guinea, ma tean alustada, kelle auto Eestist armastuse leidnud Guinea jalgpallur jäi lahutuse järel pika ninad. Ehk siis juhtus nii, et naised kaas selle auto ja lahutasid ja see naine võttis auto endale ja siis kamera väidetavalt sotsmeedias oli, et kuule aidake mind ja mu naine võttis auto ära, et mida ma tegema pean, et Eesti naised vaata laias laastus. Oli jah mingis gruppist, et see eestlased või välismaalased Eestis. See on see H-Pack grupp, kus peaks tegelikult võib-olla ikka tasuta tegema seal vahest ikka, muidu panegi tähele. Geniaalne. Ja kolmas siis jälle Kristjan Randur, 2-3 on Kristjan Randur, kiidame. Igav kallis ja perest eemal. Väärida tahtunud sorga, ma ei suutnud seda vaimselt taluda. Seda ma lugesin, seda artiklit ma kahjuks lugesin. Et see on ikka nagu sport, vaata? Jah, see on ikka spordiga seotud, et kui raske ikka võib olla välismaal. Ma ütleks, et pead mõtlema ainult jalgpallile, mille eest sulle makstakse. Aga kõik on nii kallis, võetakse kohe ära poe. Ei, ma tahtsin just öelda, et siin, ma ei anna seda nõu inimestele, sest mulle meeldib, kui inimesed värvikad, meil on värvikaid sportlasi suuvärgid ja sportlasi on liiga vähe, keda lugeda. Täna Jaani arvates, et kes on need mehed, vaata, ja sa näed, pealkirjas on see, et sa kindlasti avad. Vaata. Erki Nool, mille pärast me helistame Aivar Rehemale, sa tead, et ta ajab mingit tead. Ütleb, et Jaan on jobu, on ju. Ütleb, Jaan on jobu, on ju, kuskil, sa tead, ja samas, eks on need tänapäeva sportlased, vaatad, ei viitsi nagu, et see mõttes, et Erik Sorgi ära muutu, aga ma lihtsalt ütlen, et ma ütlen, kus kohas et siin on nagu 2 lauset, tahaksin selle öelda nagu ühe lausega selle, et elasin üksi Vädajalas korteris ja pole üldse oma perekonda näinud, et see oli minu kõige raskem periood, et ma lihtsalt ei suutnud seda vaimselt taluda, tahan olla õnnelik. Ja tundsin, et siit pole mõtet edasi minna ja kõik punkt, et ma igatsin peret ja ma tõesti ei suutnud üksi olla, kuule, ma loeks nutaks, mõtlen, profisportlas elu. Millal sa nutsid viimati, jah? Lugedes seda artiklit. Siis ta nutiski, jah? Ja saad aru, ja oleks ainult see osa. Südamlik. Saad aru, profisportlase raske elu, saad üksi perest eemal, sul on väike laps kodus. Ma tõesti olen üksi. Ja tõesti. Erik Sorm. Nüüd tuleb pointe, Siin pole peale töö tegemist mitte midagi teha, väga igav riik, kõige kallim riik, kus ma käinud olen, suured maksud, paha ilm on, turev tuul, vihm, et jah, korter on kehv, ja mis veel oli, et meeskonnal pole bussi, meie ööb ja tellides, toidlustus on halb, vaata. No see osa, võib-olla oleks nüüd välja. Et igast nädala spordi jalgpalli ajakirjaniku tiitlis on Kristjan Randur, kes tegi 2 uudisest 3. Aga ma ei tea, mis sul lembik. 3-2 siis. 2-3. Ei, 3-2 ikka. Ma tean Keila koolist, matemaatika väga nõuk. Väga halb reklaam Keila koolile. Tegin, jah, tegelikult raske öelda, mis oli siis Andres Oopmäär, siis tema auhinna sai Sorga, see oli ainus, mida ta avas. Minu auhinna saab
no ma ütleks Tambetuu, sest no ikkagi põhimõtteliselt asi oli ma oleks pidanud selle lahti tegema, ma lähen loen kohe. Selles mõttes see asi oli juba ju kuskile ammu ära mattunud kuhugi alla, keegi isegi ei teadnud või ei tundnud huvi selle vastu ja siis ta ise ju selles mõttes tõi selle asja ju päevavalgel, et ta ikkagi hakkas seal Paidet siunama, et kuule, kuidas nad ikka ei saanud minu viisaga hakkama ja siis kui sa ise tuled nagu sükse jutuga välja ja siis muidugi öeldakse välja, mis tegelikult tegid, et kokkuvõttes väga rumal ja nii-öelda mõtlematu, et kui tahad nagu, ma ei tea, kritiseeri asja pärast, mitte see, et mingi enda jama pärast. Ei, ma taaskord Sulle Eesti naised, jah? Ma ei mõtlesin oma raha, see oli hea. Kahju, et see maha võeti, et väga kahju, aga see ongi see, et peate hoidma portaali silma peale, muidu hea materjal võib ära nadud. Ja lõpuks mul on väike rubriik teile. Ma loodan, et ei ole liialt vaadanud selliste, kui olete, siis öelge, et jah, ma olen väga kursis ja ärme tee, mõtlesin teeks võistluse teile. Ja võtaks lihtsalt natuke seda statsi, võtaks seda advanced statsi, Sofascore on sealt lihtsalt vaadates, kui palju te täppi panete, kes rohkem täppi paneb, et mingi põnevate asjadega vaatame, kuidas te tunnetus on. Ma teen sellise küsimuse, kes on sel hooajal teinud kõige rohkem pealelööke nii, et pole ühtegi väravat löönud. See on väga lihtne, ma teen Patrude. On ta ründaja või? Ma võin õigeks lugeda 2 nime, et üks on Eesti poolkaitse ja teine on välismaa ründaja. Välismaa ründaja väga lihtne. See on juba läbi käinud mingites eelnevates saadetes. Keero Toke või? Toke, jah. 24 pealelööki 0 väravat ja teine mees on David Andres, 23 pealelööki 0 väravat. Andres ka ikka üritab ja teeb, aga võta näpust. Kus meil olid õnnestunud driblingud. Siin ei ole küsimustki. Alama 63 metsole, Tambetuu on läbi käinud 46. Päris jõhker vahe. Kolmandik rohkem. Alama. See on sama nagu eelmine aasta Gilerme oli, Gilerme oli mingi korda 3 mees. Ta oli korda 3 reis, veel rohkem on. Aga see Alama 63 versus järgmised on 45, on jõhker. Alama nagu ei küsi ka, et see Alama on ma uuesti, ma ei tea, kes ta treenerid on, aga ma rummardan, selline vend on kasvatud, kes ei küsi ka, et ma tahan minna. Ma ei tea, kus sellised asjad tulevad. Ma ei mäleta, kes meil viimane. Kes on Eestis läbi aeg kõige rohkem, et tahaks ainult üks ühele teha? Tarmo Kink. Tarmo Kink oleks see esimesele valgund tõesti. Aga kes on õnnestunud driblingute osas Eestis 3? Eestis 3? Eesti liigas 3. Tegelikult jadab Tambetuura. Eesti mees. Et siin on eestlane, jah. Samuti 46. Kes on varjatult, siis võtab ette kõige rohkem. Näiteks Pavel Maarin on antud kohas 5, eestlastest 3. 4 on Rudenko 40-ga, Maarin 38. Ja kes on, see on selline hea küsimus, et palju te Eesti jalgpalli jälgite? Jah, mõtled ka, kes üldse niimoodi ette võtab nagu, jah? Anna vihke, Eidoks lemmik jalgpallurid, keda mulle meeldib haipida. See on siis Harju, keegi? Ei ole Harju, Harjust ma haibin ainult Rudenkot, Harjust ei ole. Ei ole Sillamaa nii vähe mänginud, muidu võib-olla võiks ka Sillamaa olla, aga üks teine mees, keda mina haibin, ütlesin, läks mõttetult väikestesse klubisse, aga kes on? Taavi Jürisoo, let's go! Aga mida ma öelda tahtsin, et top 3 sai õnnestunud driblingut 2 Eesti meest, üliõige. Et selles mõttes on, kes on sel hooajal jaganud kõige rohkem täpselt sööta. See on tavaliselt seal on see numbrid on nii 657 esimene, 633 teine, 613 kolmas ja siis on juba põhimõtteliselt 500 alla. Ma pakun puhtalt nagu Peetson, et ta on seal all seal Levadias lükkab seda Peetson on selles arvestus 9-400. Aga see mõttes need on kõik on alati alumised mehed, et selles mõttes on õige, aga kes on Eestis siis laias lastus kõige rohkem täpselt sööta andnud? Patrude, see mõttes, et... Jah, ei julge Kreidat pakkudagi. Kreida on 10, aga see on ikkagi õnnestunud või täpselt söödud, see on ikkagi kaitsjate statistika. Äkki siis, kui sa Kolobov enne kiitsid seal, äkki tema on seal 4, aga... Topstik. Topstikut ei ole. Topstik 16, 370. Aga siin on
te pole esikolmikust kedagi maininud. Neljane sai kätte, vaatame, kes teist esimese... Kes seal... Ma ei tea, kas siis, et palju Ibora pall lükkab selle? No Ibora on teine, anname sulle auhinna ära. Ja esikohal on siis Tampeduu Raljust, läbi kelle teeb pall väga palju. Võtmesöödud, ma ei tea, kuidas seda arvestatakse, see on vist söödud, millest tuleb midagi ohtlikku, eks ole. Esikohal on kes? Lihtne ja see ma olen isegi maininud. Artis ise, kes on esimesed 2 selles arvestuses? Ma pakun äkki siis Roosnup on seal. Roosnup on teine, väga hea, let's go. Et siin on, esikohal on kes on kõige rohkem võtmesööt andnud? See on Ainsalu, jah. Et siin on, ja tead, kes on 4? Lisboa, sinu see haipmees on, seal eespool on Skvortsov, et see on väga Levadia nägu. Väga, jah. Aga mis arvestades kõike, mis on... Ainult oma vahel söödavadki, tundub niimoodi. Iboro paneb nagu ette ja siis annavad Roosnup ja ütleme, Iboro ja Peetsan annavad ette ja siis Ainsalu ja Roosnup paneb võtmesööte ja siis Tampeduu lõb sisse. Lihtne. Ammustasime selle vaikuplaani läbi. Kes on enim pealelööki see hooaeg teinud? See on väga lihtne, siin ei tasu üle mõelda. Tampeduu. Ja 55. Kes on teine pealelöökide arvestuses? Ärge mõelge üle, see on kõik on loodilised nimed, kes siin ees on. Lepik on palju peale löönud, ma arvan. Lepik on ju katki olnud. Katki, jah. No kes seal ikka, seal on siis Männilaan ja Sappinen ja 26, Männilaan 3, 31. Ehk siis, kes on puudu? Kes on silma paistv? No meil ikka Mihkel Ainsalu. 32, mida ma öelda tahan, löögid. Siin on ka kerge hüppe. Tampeduu 55, Ainsalu 32. Tampeduu on teinud... Vahepeal ei ole. Laias laastus, varsti on 2 korda rohkem lööki, kui järgmiselt teine mees, see ainult lammutab. Aga see Levatika, see saab väga palju nagu löögile. Ja nüüd, ega siin ei ole rohkem. Et, jah. Mõttes oleksime teadnud, et Pärnu palju penaltit saab, ma oleks välja valinud siin oma väravalööjate trahvid. Välja puhul ka väga hea, et välja on löönud see hooaeg 6 väravat, mitu peallöökid on teinud? 15. Kas penaltid lähed ka peallöökides? Ei no sa lööd ju peallöökides. See mingi peast täitsa sooda. Ei no, mõtlesin äkki seal on mingi küsid ainult nagu mängust tehtud peallööke või niimoodi, jah? Ei, Tarstis peallöök 6 väravat, vaat see on. Aga rahvatub sellise mehe kõrval nagu Harvey Rowe, see on siis trans, sel hooajal üks pealöök, üks värav. Vaat see on nagu heade päevade Andres Ooper 100%. Valdmets on samuti 3 pealööki 2 väravat. Ütleme nii, et rohkem jätaks meest tabaks. Et seal on edasi rohkem, mis midagi ülipõnevat rahlustan ei ole. Kaitsestatsi on nii kehv, mida siin sofaskoorin jõuab üldse tehaks. Et mis see clearance, siis ma ei tea, ma ei oska tõlkida seda, muidu ma küsiks seda. Ma tean, klaarimine. Kes on kõige rohkem palli klaarinud? Mingi keskkaitsed, kes seal võivad olla. Ma tean, Kellest kõige rohkem? Tampeduu? Tampeduu on 6, Kampanja 7, aga ei. Ütleme, esimesed 2 on mõnes mõttes loodilised. 3 on Kušić, kes ei ole loodiline, sest ta mängib suures meeskonnas. Kui saate vihjast aru. Et see, mingi madalamat. Kuressaarest keegi... Liit on. Liit on 4. Et selles mõttes väga hea. Kuressaarest Luka on 5. Aga esimest 2 on Palit maininud. Üks mees on... et ütleme, et on läbi käinud. Chanda. Kas sa oled näinud Unitedi mänge, kas sa oled näinud enne klaariva palle või? Ma pole sellist asja veel näinud. Aga kes teisel kohal seda te nagu nii ei ütleks, on see Pedro Manuel Tammeka, 51. Ja esikohal, mis nüüd ütlete loodiline, Kaspar Laur. Kes muu? Ma ütlen enam liidu, ma ütlesin. Ja ega rohkem ei olegi. Tegelikult see on põnev. Kes on kõige rohkem täpselt söötanud? Kas numbriliselt või protsendiliselt? Protsendiliselt. Teinud 360 söötu nendest, 360 täpselt söötu. Ta on ehk siis protsendiliselt 96%. Oi.
annan vihje, et Keskkaitsja. ei, see on väravaht. Kes Berk õige, et Berk ja Pitja ju ei ma vaatasin just ülesehituses Flora vastu oli ka, et päris palju tuli sinna nagu tegid nagu 4 sinna taha, et sealt see mõte tuli praegu. Jah, et selles mõttes on lihtne. Ja kes on suurtest, kes siin on suure neliku värastidest kõige enam tõrjet teinud? Ma ütleks Kivila siis, Kivila on alles 3. Õige vastus on Žaržu. Tema teed ju päästnud päris palju tegelikult selle hooajal, jah. Et ja nii ongi. Võt, väga lihtne. Ja ega mul siin midagi rohkem siin põnevat ei ole. Saade tuli, me pidime alla tunni tegema, vabandust. Ei ka või minema samme tegema? Ei, ma pean hakkama tööd tegema, ma ei ole nii uimane olnud, et ma ei ole täna tööni jõudnud. Saade, mis pidi kindlasti olema alla 4-5 minuti, tuli pikem, mis see likk. Lõpus ma Sanders Opperile. Ei no rohkem ei olegi. Teete nüüd 2 kuud hallis trenni. Kuidas sa oled mures ka, et ei saada see aasta jume peal, et enamik päevadest veel hallis? Külmas hallis, jah, et vaatame, et haigeks ei jää. Puhurid sisse, jah? Ei tea, jah. Ei, ma ei tea, kuidas seal täpselt hoiab seda külma või sooja, et täna hommikul oli trenn, seal on 13 kraadi, et selline ühtlane kogu aeg, et Aga seda ei karda, et äkki midagi, või see hall on nii, imiteerib nii hästi õued mängimist? Ei, noh, mis see hall seal, et plats, millel mängida on hea ju seal ja et selles mõttes pole midagi teha. No võt. Tuleb kohaneda. Ja siis vaadakem siis ka sel nädalal jalgpallitemised näiteks Naru. Kindlasti tasub vaadata mängu Paide linnameeskond Tallinna Levadia. Mis on jõhter mäng? Tarmo Rink on just saanud meeskonna jooksma, Tallinna Levadia võitmatu, let's go. Ja Laadri versus Vaprus on minu jaoks põnev, et näha, kas see Laadri suur mõõn, #3, kas me saame järgmine kord teha, kas Nuuval on aeg minna? Ei, nali, okei, et see oli seekordne saade, öelge siis, tervitage siis ja nägemist oma emasid, lapsi ja riiki ja siis tehke meil kuulmised. Nägemist. Kuulmised. Küll. Ma mõtlesin, mida ma teen, vaata, ma räägin, ma olen magamata, okei, nägemist suurustus lihtsalt kõlli valle kajastamata nägemist. Delfi jalgpallistuudio lõpupile annab Olipet.